Tere! Mina olen Meeli Pandis ja täna me oleme Kaia kooli vaikusetoas, selleks, et rääkida kooli valmidusest. Kaia koolis sellepärast, et siin töötan ma logopeedina 4. aastat ja logopeedina töötan ka Tallinna Kunstigümnaasiumis. Aga koolivalmiduse teema on mind puudutanud sellest ajast saadik, kui ma üldse haridusalal töötama hakkasin. Ehk see oli siis juba üsna mitukümmend aastat tagasi ka kooli logopeedina. Ja kooli logopeedina puutun ja puutuvad ilmselt kõik logopeedid ikka kokku nende lastega, kellel on raske õppida. Ja see põhjus võib olla see, et ta ei ole kooliks hästi ette valmistatud või ei ole piisavalt küpsenud kooliks. Mõnikord on nad hiljem kooli pandud, aga probleem ei lahene iseenesest. Üha enam puutun ma kokku nende lastega, kes on kooli pandud liiga vara. Ehk siis vanemate soovil, teades, et mingi asi toimib hästi, näiteks lugemine, kirjutamine, aga koolis selgub, et mõned asjad, mida koolis hästi hakkama saamiseks on vaja, ei ole piisavalt valmis. Ja täna ongi plaan rääkida natuke sellest või leida ühist keelt, mis asi see koolivalmidus on, mida me selle all mõtleme. Retooriline küsimus selle kohta, et kas muukeelse lapse kognitiivsed võimed ja oskused erinevad eestikeelse või siis kooli õppekeelega kattuva keelse lapse oskustest ja võimetest. See viimane retooriline küsimus, et kas muukeelne laps sotsiaalses arengus või sotsiaalsetest oskustest kuidagi erineb siis sellest eestikeelsest lapsest eestikeelses keskkonnas. No ja siin on vastus nii ja naa, sest sotsiaalsed oskused on väga palju määratud selle kultuuriruumi poolt, kus kohas laps kasvab. Ja tõepoolest on erinevaid viise eneseväljenduseks ja me teinekord ei saa sellest aru. Ka minu isiklik kogemus, kui ma töötasin rahvusvahelises organisatsioonis ja käisin seal erinevates riikides mingeid koosolekuid juhtimas, siis mõnes kohas ikka mind päris ehmatas ära, kuidas moodi inimesed üksteisega suhtlesid. See oli väga erinev sellest, mis oli nagu minu teadmine korrektsetest, normaalsetest suhetest. Ja siis, kui mina arvasin, et nii, nüüd on kõik läbi ja koosolek lõppenud, siis pärast selgus, et nii see asi käibki. Pärast on kõik jälle sõbrad ja läheb töö edasi. Nii et ses suhtes peaks natukese teadma muukeelse lapse tausta ja uurima seda, milline käitumisviis on kohane. Ja samamoodi võib olla ka vastupidine see, et mõni väga tagasihoidlik, väga mitte ennast avav tuleb sellisest kultuuriruumist, kus see on tavaline ja traditsiooniline. Aga see kultuuriruum võib olla ka mitte ainult rahvuskultuuriruum, vaid perekultuuriruum. Ehk meil on ju vanasõnadki need, et laps räägib siis, kui kana pissib ja rääkimine on hõbe ja vaikimine kuld ja mõnikord neid veel nagu peetakse ja kehtestatakse. Ehk mida aktiivsem ja avatum on suhtlemine, mida rohkem me teame ka suhtlusviisidest ja stiilidest ja traditsioonidest, seda lihtsam on see kohanemisprotsess, mis ongi kooliküpsuse eesmärk ja alus. Aitäh kuulamast ja edukat küpsemist, arendamist ja info vahetamist kodu ja kooli vahel või kodu ja lasteaia vahel. Aitäh!